Kyberneetika aktsiaseltsis laia profiiliga teadur tarkvara insenerina ja samal ma olen ka siis Tartu Ülikoolis doktorant ja minu doktoritöö teema on see, mis siin tahvli peal on, ehk siis valdkonna spetsiifilised programmeerimiskeeled. Eelmisest ettekandest ma sain aru, et see auditoorium on nagu oluliselt tehnilisem, kui ma alguses kartsin. Et ehk läheb selle võrra, kui see on nagu väga igav, siis haigutage, jah. Et ma alustasin, tegin kiled selle arvestusega, et on suht niimoodi algusest. Aga okei. Ma proovingi kogu aeg või see on selle kaamera mikrofon. Kas on kedagi, kes tegelikult ei kuule või? Kuidas? Teeme eksperimendi siis. Võtan mobla, lülitan välja, äkki sellest on abi. Aga juba oli väljas. Okei, aga seni kui ma räägin ka, et edaspidi ma kasutan kõnes siis lühendit DSL, mis on siis inglise keeles valdkonna spetsiifiline programmeerimiskeel. Nii. Okei. Miski ütleb mulle, et see ei ole... Nii, ei. Kuku? Olemas. Okei. Et aga valdkonna spetsiifiline programmeerimiskeel ehk DSL siis edaspidi on esiteks arvutikeel. Et see on asi, millega suheldakse arvutitega, et on formaalne keel. Ehk siis, et siin me ei räägi mingist nagu sellisest loomuliku keele suhtlemisest või mingi oma ülesande loomulikus keeles kirjapanemisest. Et see on, tegemist on formaalse keelega, umbes nagu matemaatika valemid või midagi sellist. Ja teine oluline, samamoodi on ka formaalsed arvutikeeled, siis kõik sellised programmeerimiskeeled. Et nüüd, mis eristab neid DSL tavalised programmeerimiskeeldest, nagu näiteks Java, on siis suunatus kitsale rakendusvaldkonnale. Et ühest küljest nad nagu teevad mingeid lisaeeldusi, mis muudab nad kõlbmatuks selliselt üldotstarbeliseks programmeerimiseks, et nendes tüüpiliselt ei saa kirjutada veebiservereid ja mingeid internetimänge ja Apple'ette ja ma ei tea, matemaatikaprogramme ja kõike muud. Et selle nad nagu annavad ära. Küll aga on, kuna see fookus on väga kitsal valdkonnal, siis on võimalik väga palju panna selle keele realisatsiooni sisse. Tänu sellele, et see keele fookus on väga kitsas, saab väga palju teha ära nagu taustal. Et väga lihtne on see, et kui meil on üldotstarbeline keel, näiteks Java, siis mingid asja võib teha nagu viisil A või viisil B. Ja üldiselt Java keel ei saa seda nagu kitsendust teha, sellepärast, et inimesel, selle programmeerijal võib olla täiesti nagu mõttekaid põhjuseid mõlemal viisil kasutada. Nüüd, mis tähendab seda, et programmis ma pean alati selle nagu A või B valiku ära tegema, või ma pean nagu ilmutatud ütlema, kumba ma kasutan. Ja DSL-is seda muret ei ole, sellepärast, et üldiselt on juba ammu ära osutatud, et selles süsteemis või selles valdkonnas teeme nagu viisil A ja seega DSL programmis põhimõtteliselt ei olegi seda A-B valiku konstruktsiooni. Okay. Selleks, et asi oleks natuke konkreetsem, toon näiteid, et regulaaravalised on üks valdkonna spetsiifiline programmeerimiskeel, et ta ei kõlba mitte millekski muuks kui sisuliselt mustrite esitamiseks. Et mingi stringi mustrite kirjeldamine, seal on paar näidet, et siin vist ei ole väga pikalt peatuda. Teine selline levinud, aga asi, mida te kindlasti teate, on ANT või samamoodi ka kõik ülejäänud build-süsteemid, kus siis kirjeldatud on nagu seda, kuidas projekti ehitatakse, et kuidas kompleeritakse
kuidas kompileeritakse Java klassile, kuidas need kõik kokku pakendatakse. Et see on nüüd nagu asi, et sa iga selle näite juurde sa võiksid mõelda, et kuidas oleks seda sama asja kirjutada Javas. Et näiteks et selline avaldis siin IP-aadressi tuvastamiseks, et kui meil ei oleks regulaaravaldisi, et meil on ainult olemas stringid ja ma ei tea, for tsükkel ja if lause, et kuidas see Javas välja näeks, mitu rida näiteks. Sama ka selle and'iga, et kui te nüüd mõtlete, et ma nüüd loen siin faile sisse, faile välja, kutsun välja teisi programme, annan neile ette class path'i, argumente, mida kõike muud. Et selle asja Javas kirjutamine oleks nagu absurd. Siis samamoodi üks nunnu näide on, mida te võib-olla ei tea, on Graphis, mis on siis keel graafide kirjeldamiseks. Et siin siis, mida ta ütleb, ongi see, et meil on, ma ei tea, nooled A-st B-sse, B-st C-sse ja B-st D-sse. Ja sellise kirjelduse pealt siis see Graphis joonistab sellise ilusa graafi. Et seda saab siin ka vingemaks ajada, et saab siin öelda, et mingi A pealkiri on foo, et B on kastikujuline, et siin mingid nooled on üht värvi, mingid nooled teist värvi. Et aga siin on samamoodi näha, et tegemist on valdkonna spetsiifilise keelega, et siin ei ole nagu if lause, et siin ei ole for tsükleid, siin ei ole protseduure, et kogu asi on nagu ainult, selle keele maailm on graafid või sellised. Kas ma pean, aga huvitaks, ma saan kuidagi aidata sellele kaasa, et ta ei krõbiseks nii. See off-nupp ilmselt on vaid. Okei, no mida te arvate? Aga tahate seda mikrit või mitte? Nüüd enam ei... Väga hea. Okei, et see ongi siis nagu keel, mis on spetsiaalselt graafide kirjeldamis, kus on siis nagu spetsiaalsed konstruktsioonid just graafide jaoks. Ja loomulikult mingid veebiserverid selles ei programmeeri. Et siin on veel näiteid, et nagu öeldud, kõik võimalikud ehitusskriptid on tavaliselt lahendatud DSL-iga, siis HQL ja SQL on sellised piiripealsed. Lüütage see välja kõik. Et need on nagu piiripealsed asjad, et ühes küljest nad on väga konkreetse valdkonnaga, et see on andmebaasi päringud, aga teises küljest see valdkond on väga lai ja SQL on muuhulgas ka Turing Complete, ehk siis SQL-is on võimalik kirjutada sudoku lahendajaid ja põhiliselt lahendada kõiki matemaatika ülesandeid. Et see on selline so-so. Fit, ehk siis kus siis tabelitena esitatakse testijuhtumeid, PostScript, mis on siis keel, kuidas paberi peale joonistada asjandusi. VHDL on riistvara kirjeldamine, põhiliselt need kivid projekteeritakse VHDL-is, kus on siis kirjas, mis transitoid, kus paiknevad. Ja siis on kõik need XML-i sõbrad, XPath, XQuery, XSLT on samamoodi sellised näited valdkonna spetsiifilisest programmeerimiskeelest. Nüüd, oletame, et meil on see DSL olemas, et mis me nüüd sellega tegema peaksime või mis siis? Üks võimalus ongi see, et arendada tarkvara kasutades sellist toredat paradigmat nagu keelorienteeritud programmeerimine. Ja mida see tähendab, on see, et kui meil on vaja lahendada mingi ülesanne, siis me mitte ei võta lahti oma Eclipse'i või IntelliJ'd ja ei kuku nagu kirjutama, et public static void main, vaid me analüüsime seda valdkonda ja loome keele selle valdkonna ülesannete või selle valdkonna kirjeldamiseks. Sisuliselt, et meil on mingi ülesanne ja siis me loome keele, millega on väga lihtne seda ülesannet või selle ülesande lahendus kirja panna. Ja siis me realiseerime keele, siis ongi meil kaks osa süsteemist. Üks on siis see ülesanne ise, mis on kirja pandud selles valdkonna spetsiifilises keeles, teine osa on selle keele realisatsioon. Ja ongi kõik. Et iseenesest kõlab nagu
tobedana või noh, et meil on olemas Java, meil on olemas C#, kõik muu, et miks peaks keegi tahtma noh, teha asja nagu või keerulisemaks, noh, aga mis on selle asja nagu mõte? Et mis on siis nagu, mis oleksid sellise lähenemise eelised? Esimene eelis on see, et on inimesi, kes väidavad, et niimoodi on võimalik saada paremat produktiivsust. Ehk siis teeme rohkem selleks, et teha vähem. Et siis ongi see, et kuna selles lahenduse osas siin, et see lahendus on kirjutatud nagu keeles, mis on nagu, mis väga hästi sobib selle jaoks, et seal on olemas spetsiaalsed konstruktsioonid selle valdkonna ülesannete jaoks. No sama see Graph5 näiteks, et võtame kas või Anti, mis on ilmselt populaarsem, et Antis on spetsiaalsed konstruktsioonid, kus sa saad nagu öelda, et üks komponent sõltub teisest näiteks. Et samamoodi on seal spetsiaalsed käsud noh, mingi kompileerimiseks, pakendamiseks, kõik muu. Et see nagu tõstab seda ülesande lahenduse taset, tõstab selle nagu, noh, aga ma ei kirjuta mingis madalasem asjas, vaid see ülesanne on pandud kirja mõistetes, mis ongi selle ülesande enda mõisted mingis mõttes. Et kui me seda sama build scripti kirjutaks Javas, siis me kirjutaks seda kasutades termineid, mis ei ole seotud ülesandega. No, meil on olemas täisarvud, stringid, mingid failobjektid, threadid, et mitte midagi sellest ei räägi nagu build-süsteemist. Või seal ei ole nagu midagi build-süsteemiga seotud. Okay. Et mingid spetsialistid on saanud siin uuringutes 10–30 korda tööviljakuse kasvu, mis on, need küll on olnud nagu DSL-i sõbrad, aga üldiselt on see asi usutav. Et kui te mõtlete sama Anti peale, et kui te iga Anti skripti asemel peaksite kirjutama Java programmi, et mis oleks teie produktiivsus? Võrdlusena näiteks UML-i kasutamise mõju tööviljakusele on tavaliselt kuskil -10 kuni +20%. Et see ei ole päris nagu sama suurusjärgu edasiminek. Samamoodi, kui me räägime nagu puhtalt programmitehniliselt, siis DSL-is programmeerija ei pea tegelema asjasse puutuva nagu mõttetu boilerplate'iga, mis lihtsalt kordub ühest programmist teise ja meil ei ole samamoodi seost ülesandega. Et kuna siin kõik oskavad Javad väga hästi, siis kes teist on mingeid pakkumusi, et mis osa sellest programmist on nagu sisuline kood, nii-öelda info ja milline osa sellest programmist on nagu täidis. Või ütleme nii, et mis on protsent või mis on nagu suurusjärk? Mis see? Just, et täpselt, nagu sisuline info on see, et meil on klass pet ja sellel on nagu et sellel, ma ei tea, pet, loomal on siis nimi, mille tüüp on string ja omanik, mille tüüp on siis person. Kõik ülejäänu on tegelikult tuletatav sisuliselt nendest 6 sõnast. Et see on nüüd asi, mida saab tegelikult vältida DSL-idega. Teine asi on selles, et mis on abiks, on kvaliteet. Et DSL-id võimaldavad nagu reaalselt ka rakendada mõningaid selliseid palju räägitud, ent võib-olla sageli mitte järgitud tarkvaranduse printsiipe, nagu näiteks once and only once, ja see oli midagi veel, oli see ühe korraga seotud, mingi 3 tähe lühend. Ja just, do not repeat yourself. Ja samamoodi ka separation of concerns. Et kui me vaatame seda, siis see kindlasti ei vasta nagu see try printsiibile, et siin on seda, seda sama, see name'i on siin korratud 2-3 korda,
seda, et selle name'i tüüp on string, on kogu see param täis. Et see ei ole ei try ega nii. Samamoodi separation of concerns, et väga DSL-idega on väga lihtne eraldada neid erinevaid aspekte programmist. Et kui nüüd tuletame meelde seda kolmekihilist pilti alguse poole, siis ongi see, et selline ülemine kiht sisaldab, see lahendus, sisaldab siis seda nagu lahenduse funktsionaalset osa, kus on siis nii-öelda ülesande spetsiifiline kood, see DSL-i realisatsioon sisaldab tehnilist osa, mis on selle platvormi spetsiifiline kood. Et põhimõtteliselt on võimalik muuta ühte kahest, ilma et teine muutuks. Et näiteks, kui meil on mingi, neid DSL-e võib realiseerida mingil muul platvormil, ilma et see programm peaks muutuma või ilma et peaks selle ülesande sisulise osa ümber kirjutama. Kui me räägime puhttehniliselt, siis DSL-ide eelis on see, et genereeritud kood on ühesugune. Et kui see sama nutikas Java-piin siin on genereeritud, siis nii-öelda mingist DSL-ist või mingist failist, kus on need paar asja sees, et siis on tagatud, et see kood ongi täpselt selline, nagu ta peab olema. Et kõik need setterid, getterid on täpselt õiged, täpselt ühtemoodi tehtud, et seal ei ole nagu vigu, mis võib juhtuda, mis võivad tekkida siis, kui programmeerija seda käsitsi nagu nii-öelda see ka 10 kaupa produtseerib. Kus ma siin? Okei, just. Siis veel abiks asi on, see on muidugi nii-öelda võimalus siis kaasata inimesi, kes ei ole otseselt programmeerijad, et kaasata neid siis süsteemi arendamisse. Et kuna need DSL-id on loodetavasti arusaadavamad kui selline tehniline Java kood, et siis on võimalik analüütikuid ja sellised kliendi esindajaid nagu vähemalt kui mitte kirjutada, siis vähemasti lasta neil lugeda seda ja öelda, kas see näeb usutav välja. Et loomulikult see nii-öelda see lubadus, et mitte programmeerijad saavad programmeerida, et see on pärit juba aastast, kindlasti nagu Cobol tehti vist, ma arvan, et oli 59, või 58, 59 või 60 tuli Cobol välja. Ja Cobol oli siis keel, millega tuli kaasa lubas, et nüüd pole enam programmeerijaid vaja, et see on nii lihtne, et kõik need raamatupidajad või kes seal on, saavad ise kirjutada oma programmid ise. Kusjuures enne seda ma nagu mäletan mingit teemat, et kui mindi nende aga vanasti oli see programmeerimine käis nende front-panelite kaudu, et see oli arvutil oli selline suur sein, kus olid lülitid ja see nagu programm lihtsalt sidetatigi nagu niimoodi, et ma toksisin mingit pulki sinna õigesse kohta sisse. Ja siis programmi salvestamine käiski see, et tõsteti nagu 2 mehega see nagu esipaneel maha, pandi lattu ja siis nagu pandi uus paneel ja siis sai teise programmi sinna toksida. Et see meedia olidki nagu sellised suured paneelid. Et minu mõttes, kui nende paneelide pealt mindi üle perfokaartidele, programmeerimine käis ikka endiselt masinkoodis ja assembleris, et siis ma mäletan ka mingit lubadust, et see uus süsteem on nii lihtne, et firma juht, kes selle arvuti endale ostab, saab ise selle programmi sisse toksida, et tal ei ole vaja mingeid mõttetuid progejaid. Okei, et ütleme, et see lubadus on nagu väga vana ja nagu ise nagu sellest itsitamisest saab aru, et see ei ole alati töötanud. Et nüüd küll on. Et seekord on asi kindlasti parem. Nii, siis veel üks kaval asi on see, et kui meil on programm, mis on tehtud teises keeles, siis me saame seda käivitada liivakastis. Et näiteks, et me võime võtta selle AND-skripti ja interpreteerida seda selliselt, et ta ei ole osa meie programmist. Et see AND-skript nagu suhtleb maailmaga väga selgelt defineeritud viisil ja me saame kontrollida
noh, mida ta teeb, noh, mis on nagu väga kasulik siis, kui see programm tuleb kuskilt väljaspoolt, no näiteks kas ta on mingi plugin või mingi konfiguratsioon või midagi sellist, et noh, väljast sisse tulevaid mingeid Java klass-faile või noh, sellist asja võib-olla ei taha nagu otse süsteemi sisse linkida. Nii. Ja mis on veel abiks, on see, et DSL-idega saab kasutada teistsugust käivitusmudelit. Et noh, mingi ajaloolise Vingerbushi tulemusena on praktiliselt kõik, või noh, lähtuvad praktiliselt kõik praegu popid programmeerimiskeeled imperatiivsest paradigmast. Et noh, selline, meil on mingi masin, noh, masin on sisuliselt modelleeritud kui noh, selline nagu mingi, no see on sama von Neumanni masin, et meil on nagu juhtmoodul ja siis on nagu mälu ja siis juhtmoodul loeb mälus mingeid väärtuseid ja kirjutab sinna mällu mingeid muid väärtuseid. Mis on noh, sellele võib, kas on hea või mitte, sellele võib nagu vaielda, aga on ka palju muid selliseid käivitusmudeleid, mis on sageli mõistlikumad. No, näiteks, et palju asjad on, palju selliseid ärisüsteeme on väga mugav nagu kirjeldada olekumasinana. No, et ei ole mitte selline programm, mis sul loeb mingeid muutujaid, vaid et see on nagu olekumasin, et no, see süsteem on mingis olekus või objekt on mingis olekus ja sellele objektile saadakse sõnumeid ja siis ta läheb nagu sõnumi peale mingisse muusse olekusse. Samamoodi on ka voopõhine programmeerimine, see on siis inglise keeles on flow või data flow programming, et meil on nagu sellised kastid, mis nii-öelda, ma ei tea, produtseerivad mingeid andmeid või siis filtreerivad andmeid ja siis me ühendame need kaste kokku. Siin pastakat on või noh, seda, või sponsorid ei tohi sodida. Sorry. Nii, et noh, sisuliselt ülesanne number 2, okei, et flow-based programmeerimine on midagi sellist, et meil tulevad nagu mingid sisendid sisse, näiteks siis me ühendame nad mingisse kasti, mille nimi on pluss, välja tuleb veel mingi asi, noh, siis me võime siin lisada mingi kasti, mis teeb näiteks alasti, aga integraali ja nii, et palju selline andmeanalüüsi süsteemid või sellised ütleme, et mõõtseadmed, juhtseadmed, et need on väga mugav kirjeldada niimoodi, et meil tulevad kuskilt andmed, me nagu kombineerime neid, filtreerime, ühendame vahele mingeid lülisid, midagi sellist. Osutuspuud on siis, saab nagu osutuste tegemiseks, et siis sõltuvuste graaf on asi, millel põhinevad kõik ehitustööriistad, see on siis dependency graph, et kus ma kirjeldan ära, et A sõltub B-st, B sõltub C-st ja siis süsteem ise otsustab, kuidas tegelikult, mida tegelikult vaja teha on. Nii, et kõik muidugi oli lilleline, et tegelikult seal DSL-ide kasutuselevõtuga on ka probleemi. Et üks asi, mida palju nagu tookse esile on see, et kui ma hakkan nüüd iga süsteemi, iga programmi jaoks tegema uue keele, siis see asi lõpeb ju sellega, et mul on täielik paabel, et sisuliselt mul on 10 keeli, vähemalt 10 keeli firmas, kui mitte 10 keeli projektis ja et kes selle supi kõik ära sööb. Minu isiklik seisukoht on see, et tegelikult on meil selline olukord käes juba praegu, et kui te nüüd mõtlete oma J2E rakenduse peale, siis mitu erinevat XML konfi faili teil seal on. Meil on kõik, eks ole, J2E enda, kõik need piinide kirjeldused, veebi XML-id, siis on Hibernate'i mappingud, Hibernate'i query language, Springi konfi failid, siis on, eks ole, Java meil, siis on olemas, siis me kasutame regulaaravaldisi, XPath, XSLT-d, JSP-d, Velocity't, põhimõtteliselt need on kõik erinevad
kõik on erinevad keeled tegelikult. Noh, ütleme, et praktiliselt iga see XML põhine confi fail sisuliselt defineerib uue keele, mille süntaks on siis XML. Et selles mõttes see kakofoonia meil praegu juba olemas. Et ma ise arvan, et paar keelt sinna-tänna ei muuda enam nagu asja oluliselt. Siis asi, mis on kindlasti argument, on selle DSL-i loomise ja haldamise hind. Et see on nüüd asi, mis see DSL-i saadav kasu peab kuidagi suutma nagu üles kaaluda selle DSL-i enda loomise kulud. Et siin ongi põhimõtteliselt ei ole midagi öelda, kui et siin üritan mina nagu maailma aidata oma doktoritööga ja siin on nagu abi tööriistadest. Et kui käsitsi neid asju realiseerida, siis see on päris räme. Aga tööriistadega, kui nagu õpin mehed head riistad, siis on see selliste DSL-ide tegemine täiesti mõistlik. Ka majanduslikus mõttes. Ja samas on ka see, et need probleemid, et meil on nagu palju erinevaid keeli ja neid tuleb hallata, et need probleemid on tegelikult samad, mis teekidega. Et kui te nüüd teete ise omale teegi, siis on samamoodi asi, mida peab õppima, mis tuleb teha, mida tuleb hallata, muuta. Et see teek on selline, ütleme, et pisike DSL või ta on ikka, kulud on ikka pool DSL-ist, ma arvan. Jah. Kiire küsimus, kus läheb piir DSL-i ja teegi vahel? Ta on natuke maitse asi, et hiljem, ütleme nii, et minu jaoks DSL on siis, kui me räägime sisemistest DSL-idest, et DSL on siis, kui selle nagu kapseldava programmeerimiskeele semantikat on oluliselt muudetud või ta on nagu silmaga nähtavalt midagi muud. Et see on täpselt nii, et paljude jaoks on DSL see, kui nad tagastavad return his, et see on nagu welcome to DSL land. Et see on maitse asi põhimõtteliselt. Okei. Et mismoodi siis näeb välja see alumine ots pildist, ehk siis kuidas need DSL-i realiseeritakse. Et DSL-i realisatsioon koosneb siis järgmised asjad, et algusel on meil mingi pram, mis on siis kirja pandud selles keeles, siis pram lastakse läbi jubinast, mille nimi on parser. Parser analüüsib selle teksti ära ja väljastab asja, mille nimi on eesti keeles syntaksi puu, inglise keeles abstract syntax tree, ehk siis ast. Et see on sisuliselt see programm panduna kirja, sisuliselt et see tekst on tehtud objektideks. Pärast näitan näiteid ka. Nüüd kui meil on see programmi abstraktne esitus olemas, siis see on meil kaks teed. Üks on see, et me lihtsalt kuidagi töötleme seda objekti, siis me interpreteerime, et me loeme selle programmi kuidagi läbi ja siis me võtame midagi ette selle pealt kohe. Ja teine variant on see, et me kasutame jubinat nagu koodigeneraator ja genereerime mingi väljundi. Et tehnilises mõttes, et see ei tähenda, et üks DSL programm vastab ühele ühikule, ma ei tea, väljundprogrammile, et siin võib olla nagu üks mitmele suhe, et ühest DSL programmist võib genereerida 10 faili. Et ma näitan natuke täpsemalt ka, et mida ma siin silmas pean. Et DSL programm on lihtne, et see on lihtsalt ASCII tekst, et siin ma töötasin kiirelt välja mingi väga mõttetu DSL-i, selles mõttes, et ta nagu ei anna midagi eriti juurde võrreldes Javaga, aga ütleme, et meil on midagi sellist. Mis on nagu enam-vähem tuttav, mida võib kujutada ette, et kuidas seda, mida ta võiks tähendada. Et siis on, et kui mingi muutuja A võrdub siis miinimumiga 1 B-st, ühest ja B-st, siis prindib välja sõna stringi foobar. Et selline tekst. Nüüd siis
Parser teeb sellest sellise toreda asja, et siin ei ole tegelikult midagi itsitada, et seda on nagu oluliselt mõnusam töödelda kui seda teksti. Et põhjusel te saate ilmselt näete ära, et siin on see struktuur on sama, mis sellel programmil, et meil on mingi if konstruktsioon, millel on siis tingimuse osa ja see, mis see teine osa on siis, ütleme, et asi, mida täidetakse, kui tingimus on true. Et siis tingimus on siis nagu võrdus, võrdustehe. Võrdustehel on 2 argumenti, üks on siis identifikaator A ja teine on siis väljakutse, kus on siis nagu protseduuri nimi on min ja siis 2 argumendiga, üks on number 1 ja teine on identifikaator B. Ja siis see tagajärg on siis ka, et on väljakutse, protseduur print, see argument on siis string nimega foobar. Seda on tegelikult, te võite mõelda, et teil on näiteks mingid Java objektid, mis siis, et iga see EQ on tegelikult klass EQ, millel on 2 atribuuti ja see call on siis ka klass, millel on näiteks atribuut selle funktsiooni nime jaoks ja siis nii-öelda massiivargumentidest. Ja need klassikesed on siis nunnut nagu teenuse sisse pandud. Et see on siis abstraktne syntaksi puu ja see on see, mille peal tegelikult toimub selle keele töötlemine. Et praamselt, see on see, mille pealt käivad need interpretaatorid ja koodigeneraatorid. Ja siis interpreteerimine on lihtne, me võime lihtsalt käia, jalutada mööda seda puud ja iga selle node'i juures või iga selle sõlme juures siis vaadata, okei, mis on selle sõlme tüüp, et järelikult, kui on if, siis me teeme ühte asja, kui ta on call, siis me teeme teist asja. Et interpreteerimine on lihtne ja siis koodi genereerimine on see, et me võiksime näiteks produtseerida mingi sellise Java koodi, täiesti lambist. Et siin on näiteks mingi kontekst, mis siis hoiab muutujate väärtuseid ja siis on mingid abiprotseduurid is equal ja min ja ma ei tea, print siis näiteks konteksti kaudu kuidagi väljastab midagi. Selline pilt, et ma näitan ka seda, kuidas ütleme, et kuidas see asi selliste töövahenditega välja näeb. Siin on näide mingist väga mõttetust programmeerimismõttetust tee sellist, mis põhimõtteliselt, et see kirjeldab olekumasinaid. Et siin on need olekumasin, millel on siis sellised, aga olekud on lõpupoole, aga et mis siis vastab sellistele sündmustele ja siis mingi sündmuste peale ta oskab nagu minna teise olekusse ja või siis käivitada mingeid käske. Ja siis olekusiirete osa on siin, mis siis ütleb näiteks seda, et kui meil on see on selline keeruline süsteem, kus see on nagu seiklusfilmidest, te olete näinud, et kui inimene tuleb sisse ja teeb kaminasse tule ja liigutab küünla jalga, siis avaneb salauks kuskil raamaturiiulis. Et see on midagi sarnast, et kui see olekumasin siin nagu niisama istub, siis juhul, kui uks suletakse, siis ta läheb olekusse active, siis olekust active, et kui avatakse see sahtel, siis ta läheb olekusse, et ta loodab, et tuli pannakse põlema ja kui tuli pannakse põlema, ja siis siit olekust, et kuni siis tuli pannakse põlema, siis ta läheb olekusse, et unlock panel. Ma oletaks, et see unlock panel siis teeb ukse lahti. Ja samas, kui siin näiteks kasutaja teeb mingeid valesid operatsioone, jah. Kohe küsimus, kas sina arvad, et raamatupidaja saab samasugust koodi genereerida? Sõltub raamatupidajast. Ma olen näinud väga tarku raamatupidajaid. Et sellest ma räägin natukene lõpupoole ka, aga on inimesi, kelle ametinimetus ei ole programmeerija ja kes suudavad sellist asja kirjutada. Et samamoodi, kui ta... Mida?
jah, et samamoodi, kui te mõtlete näiteks selle peale, et kui palju on nagu mitteprogrammeerijad käkerdanud kokku Accessi rakendusi. Noh, tegelikult. Et mina olen näinud raamatupidajad, kes teevad endale Accessi raamatupidamissüsteemi. Et see on põhimõtteliselt sama taseme asi, et kui inimene on nagu piisavalt sellise õige mõtlemisega, siis kui tal on see olemas, see nii-öelda säde, siis ta saab sellega hakkama. Et see on selline siis see programm, eks ole. Nüüd parser siis on asi, mis peab teadma, kuidas, milline see programm on. Et siin on siis näide selle grammatika kirjeldusest, et see grammatika kirjeldus ütlebki, et millistest tükkidest see koos seisab. Et siin on siis näha, et see põhiline asi on see masin, mis ütleb siis, et kui mingi asi algab sõnaga machine, sellele järgneb identifikaator, siis tuleb list eventidest, siis tuleb reset eventid, siis tuleb list commandidest, siis tuleb list olekutest ja siis tuleb sõna init ja mingi viide olekule. Et kui me vaatame selle programmi siin, siis need komponendid on kõik olemas. On machine, identifikaator, eventide list, reset events, käskude list ja siis nimekiri state'idest. Nii. Ja kui me näiteks lähme võtame selle sama state'i kirjelduse, siis state'i kirjeldus algab sõnaga state ja lõpeb sõnaga end ja sinna vahele jääb state'i nimi, mis on identifikaator ja siis mingi kogu action'eid ja siis on nagu olekusiirete nimekiri, kus olekusiire on siis viide eventile, nool, viide uuele olekule. Ehk siis põhimõtteliselt see siin kirja panduna. Et sõna state, identifikaator, siin action'id on, võib-olla võib mitte olla ja siis on nagu karineid siirdeid. Et see on nüüd asi, mille põhjal on võimalik genereerida parser ja siis, kui me läheme nüüd detailsemaks, siis see identifikaator on siis siin all pisikene on siis regulaarravaldis, mis ütleb, et ma ei tea, põhimõtteliselt algab tähega ja siis on ka mingi kogus tähti. Nii, et selle põhjal on võimalik genereerida grammatik, või selline parser, mis tunneb ära selle teksti ja selle teksti põhjal genereerib selle abstraktse syntaksi puu. Et mõtlen, seda syntaksi puud siin kuskil lambist näha ei ole. Okay. Miks selle asja nimi on Fowler? See on, Fowleril on raamat Domain Specific Languages ja selle raamatus ta nagu nõrkemiseni ekspluateerib seda sama olekumasina näidet. Et see on lihtsalt näide sealt raamatust. Kas sa kasutad neid Eclipse-orgi i-tekst. I-tekst on asi, mida ma ei tea ausalt öeldes. Sa oled näiteks tavararahust skulptor. Tagasi tegelikult see sama asi läheb DSL-ides ja Eclipse-orgis on FTL-orgi. I-tekst on üks DSL-iga genereeritud ühe web-mudeli mudeli ja selle peale genereeritud koodi. Skulptor on vabavarane projekt, mis võimaldab genereerida digitaalse rakenduse JPA-s mapping teenuse mudelist täiesti digis kuni 250 välja. Sa ei ole selle kokku puudunud? Mitte päris. See skulptor on natuke teine asi. Selles mõttes, et skulptor on, ütleme, et nii kui ma aru saan, et neil on nagu muid ka, et see on nagu kogum nagu eelpakendatud DSL-e. Et see, mida mina räägin, on see, et tegelikult ma loodan, et enamik siin sellest auditooriumist saavad tegelikult ise oma DSL-i tegemisega hakkama. Ma olen ise ka teinud neid DSL-e ja sa erinevatel domeenide jaoks seda koodi.
Seal on lihtsalt näide toodud tüüpiline veebirakendus, mis kasutab lõppjava. jah, no seda küll, et need on muid ka, on näiteks WebDSL, mis genereerib samamoodi J2E rakendusi ja neid, igast neid, mingi Mendix vist oli ka, mis genereerib ärirakendused, sellised nagu eelpakendatud DSL on mingisugust palju, ütleme, et kui me võtame selle suvalise BPM tööriista, siis on ka mingis mõttes BPM pluss ESP on samamoodi POSU eelpakendatud DSL teatud tüüpi rakenduse tegemiseks. Mille? Nii ja naa, jah. See on asi, mis kindlasti nagu läheb nagu harjutades paremaks. Et aga okei, siis ma lihtsalt näitan ära, et selles samas sample state'is siis on võimalik koodi genereerimisega tekitada Java program, mis siis on midagi sellist. Et see vastab sellele olekumasinale. Et siin on nüüd küll sisuliselt kasutatud interpreteerimist, et see Java program laob kokku mingi andmestruktuuri, mis siis seda olekumasinat kirjeldab, et tegelikult saaks genereerida Java programmi, mis on sidunud üks suur nagu switch lause, mis lihtsalt nagu kari if'e, mis et kui olek on see ja sõnum on see, siis tee seda. Kui olek on too ja sõnum on too, tee midagi muud. Et seda saab ka nagu genereerida sellise, ma ei tea, suht jõhkra nagu protseduraalse Java koodi. Okei, aga kuna aega ei ole, siis ma väga pikalt sellel vahenditele peatu, aga moraal on see, et vahendite abiga on see DSL-i tegemine suht okei, et minul kulus selle näite tegemiseks sinult kuskil 3-4 tundi. Rangletades läks rohkem, et kui ma hakkasin neid ikoone siin joonistama, te võib-olla ei näe, aga siin on nagu väga fancy käsitsi joonistatud pildikesed. Et selle peale läks nagu teine nagu 3-4 tundi. Et ma ei ole väga kunstnik ka. Aga see parser, koodigeneraator ja see Eclipse'i ide, mis oskab muuhulgas näiteks sellist navigeerimist ja mis oskab autocomplete ja niisugused asju, et see on kuskil niisugune poole päeva töö. Nii, et okei, põhiliselt DSL siis on nagu kahte, realisatsiooni mõttes saab teha neid kahel viisil. Üks on väline DSL, see on see pilt, mida ma nüüd just näitasin. Ehk siis, et meil on nagu eraldi süntaks, mida siis, me parsime mingi tekstifaili ja omistame sellele mingi semantika ja teemegi midagi. Ehk siis, et see syntaksi me ise valime, ükskõik millise me tahame, semantika valime ise sellise, mille me tahame. Ja DSL ei sõltu sellest keelest, millest ta realiseeritud on. Et me võime selle DSL-i, selle parseri programmeerida Javas, siis, ma ei tea, Intercalis vahet pole, et see keel kui selline on sama. Nüüd teine variant on see, et on selline vaese mehe variant või odavam, mõnes mõttes sageli lihtsam, on teha sisemine ehk internal DSL, et see valdkonna spetsiifiline keel on siis realiseeritud mingi üldotstarbelise keele sees. Ehk siis väga, sisult me räägime API-st, aga see API on selline nagu minu meelest selleks, et nagu seda saaks nimetada DSL-iks, ta oleks olema nagu parem API. Et ta esiteks ta kasutab siis selle konteinerkeele syntaksit, konteinerkeele semantikat, mis tegelikult seab piiranguid sellele, mida saab sisemisest DSL-ist teha. Et näiteks välise DSL-iga ma võin tõesti teha nagu midagi täiesti suvalist. Et mingi flow-based, selline data flow programmeerimised, kus ma tõesti ühendan mingid nagu andmevoogusid kokku. Et selles sisemises DSL-is see ei pruugi võimalik olla. Ja see eeldab, et konteinerkeel on sellise mitte liiga agressiivse syntaksiga ja võimas. Nüüd Java kahjuks ei täida kumbagi tingimust. Et Javal on väga agressiivne syntaks,
et noh, väga palju sellist sulge, kirjavahemärke, noh, muud sellist. Ja ta ei ole eriti võimas. Ehk siis, et siin ma räägin nagu, noh, ütleme, et noh, miinimum on see, et noh, miinimum oleks see, et ma saan mugavalt defineerida oma juhtstruktuure. Noh, me räägime nagu, et if'i ja for, noh, Javas on if, for, while, noh, kolm. Et nüüd võimsus on dünaamilisus. Ei, ta ei ole dünaamilisus. Seda saab teha ka väga staatilistes keeltes, aga lihtsalt nagu on vaja mõningaid konstruktsioone, sisuliselt me räägime nagu lambdadest ja seda võib pärast eraldi rääkida, et sisuliselt, et seda sisemist DSL-i, nagu mis on DSL, mitte lihtsalt nagu suvaline API, on väga raske teha, kui ei saa defineerida oma juhtstruktuure. Näiteid, millest ma räägin, et scheme, see on ka mingi olekumasina DSL, mis siis peaks kirjeldama midagi sellist, et meil on nagu olek init, kus siis tähed C peale minnakse olekusse more olekus siis A ja D peale jäädakse paigale, eri peale minnakse lõppu. Et see on põhiliselt, tunneb ära mingeid tähejadasid, ütleme nii. Et kui me ütleme, et me anname talle ette mingi stringi ja ta selle stringi peale siis jõuab siia end olekusse, et siis me ütleme, et see string oli okei. Sisuliselt, kes on matemaatikat õppinud, teavad, et iga regulaaravaldis on võimalik teisendada selliseks masinaks. Nii, et see on näiteks üks näide sisemisest DSL-ist ja siin ta kasutab scheme'i süntaksit, mis tähendab, et iga asja ümber on sulud. Ja see on nüüd piirang, mis tegelikult tuleb sellest scheme'i keelest, et ta on realiseeritud scheme'is. Et kui ta oleks realiseeritud mingis muus keeles, siis need sulgesi ja suure tõenäosusega ei oleks vaja. Ja ütleme nii, et ükski neist siin ei ole scheme'i keele võtmesõna. Et see on see, mida ma räägin nagu võimsusest. Et peab saama teha midagi sellist. Et Java programmis seda on raske. Näide Rubyst, see on minu kunagine katsetus, kui ma olin, 2 päeva Rubyt õppinud, teha DSL jälle olekumasinate jaoks, neist ei saa üle ega ümber, mis siis üritab öelda midagi sellist, et meil on nagu, see on raadio, kus siis on atribuut nimega frequency ja siis tal on mingi 2 olekut on ja off või siis ütleb, et on ja off ja siis on mingid sündmuse nagu turn on, mille peale ta siit off olekust läheb olekusse on ja turn off'i peale läheb onni ja siis on olekus saab ka change frequency teha. Et see on nüüd, seda saaks teha palju paremini. Et siin on näha, et see on väga jõhkralt on Rubyt siin sees. Et siin on nagu väga tugevad Ruby artefaktid, kõik need koolonid ja klassid ja def ja end, et see on nagu selgelt Ruby programm. Et sa ei saa teha nagu sisemist DSL-i, mis näeb välja savsem nepahosh sellele algsele keelele. Näide Haskellist, siin on süsteem, mingi navigatsiooniseade on, et mina saan seda aru nii palju, et tal on 3 asja, on mingi airframe, GPS ja nav display. Seda, mis airframe on, seda ma ei tea, ma ei viitsin seda artiklit lugeda nii pikalt. Et siis ühendatakse need 3 asja kokku, et GPS ühendab airframe'iga, airframe ühendab nav display'ga ja siis see ütleb seda, et mingi GPS, mingi 40 kHz peal triggerdatakse GPS-is mingi signaal. Et see nagu kirjeldab mingit, mingi instrumentide kokkuühendamine põhimõtteliselt. Et siin on tegelikult ka, kes siin Haskelli oskavad, näevad ära, et siin on ka tegelikult Haskelli artefakte sees, see do-käsk on Haskelli võtmesõna, see nooleke on Haskelli eripära just. Et samamoodi, et see sisemised keeled on tegelikult piiratud selle nagu vanem keelega.
nii, okei, mul läheb kiireks, aga isiklik kogemus, et miks ma üldse hakkasin seda teemat nagu uurima, nii-öelda teaduse mõttes uurima, on see, et Kybernetica, minu tööandja siis, tegi mingeid projekte, sisuliselt me räägime sellisest dokumendi töötamise süsteemidest, mida oli mitu tükki ja suur osa nende äriloogikast oligi siis sisse tulevate dokumentide kontroll. Et tollisüsteem, et te esitate tollideklaratsiooni ja siis selle pealt nagu, see süsteem siis kontrollib ära, et kas see deklaratsioon on korrektne ja siis teeb seda mingeid arvutusi, näiteks ütleb, palju te peate käibemaksu maksma. Ja siis kuna nagu nii-öelda ükski normaalne programmeerija vähemasti küberiprogrammeerijad ei alandu selleni, et nad kirjutavad mingeid käibemaksu arvutamisi, siis tehti DSL, mis sai nimeks Burula ja mis näeb välja umbes selline, et siin põhimõtteliselt see on reegel, mis ütleb, et kui deklaratsioonil olev selle transpordivahendi number näeb välja nagu laeva number, siis, et juhul kui deklaratsioon on nagu sõitis mööda, kui see kaup sõitis mööda merd ja deklaratsioonil näidatud, siis selle deklaratsioonil näidatud transpordivahendi number peab vastama laeva numbrile. Ja see peab olema nagu laeva number. Ja kui ta ei ole seda, siis me saame vea, et must be ship number. Sisult ongi see, et andmete kooskõla kontroll. Kas seda siis nagu arendajad ei kirjutada? Keda me nimetame arendajateks, et seda ei kirjutanud inimesed, kelle ametinimetus oli programmeerija. Seda kirjutasid inimesed, kelle ametinimetus oli süsteemi analüütik. Ja väga hästi kirjutasid selles mõttes, et nemad kirjutasid suure osa süsteemi äriloogikast. Et seal jäi ära selline kõigi lemmik vaheetapp, kus analüütik võtab selle sama reegli, eks ole, et kui on nagu laeva, kui on meritsi deklaratsioon, siis peab olema laeva number. Kirjutab selle eesti keelde, võib-olla kasutades mingeid väljanimesid ja siis võtab programmeerija, võtab selle ette, kirjutab selle Java keelde ja siis on nagu pärast seda võib-olla muuditakse, ma ei tea, kas keegi viitsib dokumenti uuendada või mitte, et selline nagu pidev tõlkimine ühes keeles teise, teises keeles kolmandasse. Et see on nagu, see oli asi, mida me kindlasti tahtsime vältida. Samamoodi analüütik sai kohe teada, et kas see reegel tõesti teeb seda, mida ta loodab, et see teeb. Enne kui kulub nädal, kuni programmeerija selle programmeerimisele jõuab. Siis kuna see analüütik pidi kirjutama nagu reegleid, mis olid arusaadavad arvutile, siis nad pidid olema nagu formaalsed, üheselt mõistetavad, siis seal tuli palju probleeme kiiremini välja, kui need oleksid muidu. Sest eesti keel on tegelikult selline tore asi, milles saab kirjutada kõike. Et kuidas veel, eks ole. Et paber kannatab kõike ja sa võid kirjutada nagu pika spetsi, mis tegelikult ei ole kooskõlaline või on mingi nagu nonsensi poole kaldub natuke. Et siin nagu sellist nagu sa nonsensi ei lubatud. Nüüd klient põhimõtteliselt, algus oligi plaan see, et tegelikult hakkab klient neid reegleid kirjutama. Et me anname talle selle keele üle ja siis nagu las siis mässab. Et sellega nüüd niimoodi, et me alguses tegime katseid ja üldiselt see ei tulnud hästi välja, et kliendi esindajad ei saanud hakkama. Et neil oli, see on tegelikult versioon 2 sellest keeles, et alguses oli ta selline nagu basicu moodi eestikeelsete võtmesõnadega. Et see oli nagu kui bla bla bla, siis bla 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 ja iga bla 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 jaoks, midagi. Jah, et ta oli eesti keelne ja siis inimesed nagu tähtsid, kirjutasidki, et palun, nagu palun tee nii, et bla bla. Et see tundub hästi, aga siis hakkasidki analüütikud kirjutama seda. Et aga samas on ka see, et
et nende inimestega suheldes ja tegelikult ka see mulje, et need samad inimesed ei oleks suutnud neid reegleid kirjutada ka eesti keeles. Et nad lihtsalt ei osanud ennast nagu nii formaalselt väljendada. Okei, ja siis oluline oli see, et projekti tööjaotus muutus. Et business logic jäi analüütikutele, programmeerisid tegelesid tehniliste asjadega. Ja see nüüd, lõpumoraal on see, et tegelikult DSL-id ei ole rasked. Et nagu öeldud, pool tundi selline ilusa idee ja asjaga pool päeva normaalne DSL on täiesti tehtav. Ja see on tegelikult asi, mida saab mingis mõttes, mis võib nagu nädalaid, kuid tegelikult tööajast maha võtta. Või see kasu võib olla suur. Ja kõik küsimusi. Jah. Kui palju neid kasutajaid reaalselt, kui suur on nende levik, et kas see on nagu erand pigem, et kasutas seda või see on juba kasvanud see populaarsus? Kas sa mõtled nagu DSL-id kui sellised või konkreetne DSL? Ei, DSL-id üldse. No, mina ei tea, sõltub, eks ole, millises interneti nurgas sa nagu ringi luusid. Et kui luusida õigete inimeste blogides, õigete inimeste nurkades, siis on nagu, siis tundub nagu muud ei olekski. Aga ma ei tea, jah. Ütleme, et kindlasti on nagu seoses Ruby'ga on väga popp need Ruby sisemised DSL-id, kus, ma ei tea, kus tehakse asju, kus nagu et one times mingi bla bla. Sellised, kus overloaditakse integerile mingeid uusi meetodeid ja siis see peaks kuidagi lahe välja nägema. Et see on kindlasti, see Ruby DSL-id on kindlasti nagu selline boom mingis mõttes, mida enne ei olnud. Nii, keegi oli veel? Kas see keel, see tolliameti keel, kas te alustate projekti selle teada või selle nägi kohe ette, et te peate selle keele või? Jah. Me nägime ette, et selles sellel süsteemil on väga suur, sageli muutuv äriloogika. Ja me nägime kohe, et me ei taha kirjutada Javas seda, kuidas mingeid kuidas ma võtan XML-ist välja, siis ma võtan XML-ist teise välja ja siis ma võrdlen neid kuidagi, siis ma panen sinna sisse 3 nullpointeri kontrolli ja see ei kõlanud hästi. Kas klient seda ka kuidagi osas küsimused teist nagu nõudmist või ise? Põhimõtteliselt meil oli natukene, ütleme nii, et me olime teinud enne programme, mis on sarnase ülesehitusega. Et teie soovitate pigem kliendile? Jah, sisuliselt küll. Sest reeglipõhised mootorid ei ole tegelikult, kui räägime sellest dokumentide kontrolli keelest, siis ma olen neid uurinud ja nad ei sobi selleks asjaks. Nad on toredad, aga täpselt selleks otstarbeks on nad halvad. Miks? See on pikk jutt. Ma isegi kirjutasin mingi aruande sellest kunagi tööjõud, küberneetika sees. Et nende kasutusmudel on teistsugune, et nad ei tööta sama põhimõttega, nagu meil oli vaja, et asi töötaks. Kas sa oled näinud projekti, kus nad on sobinud? Mina ei ole neid teinud, selles mõttes, et mina ei ole neid reeglimootoreid kasutanud. Kindlasti neid on olemas, järelikult kindlasti on olemas mingi õnnelik klient.